Täna teen mina iseendaga intervjuu ja intervjuu teemaks on koduloomad. Hea Erko, soovid sa rääkida meile oma kokkupuutest koduloomadega ja kas sul on need olnud ja milline on see ajalugu sul koduloomadega olnud? Jah, see on väga hea küsimus. Ma võin sellest kindlasti rääkida teile ja asungi seda siis tegema. Minu koduloomad on olnud siiani alati ainult kassid ja kõik need kassid, kes mul on olnud, olen ma saanud kas maalt vanaema juurest või loomade varjupaigast. Ja siinkohal soovitan sullegi, et kui mõtled kassi võtmise peale, siis esimese valikuna võiksid kaaluda kas loomade varjupaika või võtad kellegi juurest maalt selle kassi. Kui sul on enda vanaemal vaja seal kass, siis neilt või kellelgi, kellel on maakodu ja seal on kassid. Aga et nüüd mina kõik ausalt saaksin ära rääkida, pean alustama esimesest kassist, keda ma mäletan meie perekonnas. Minu vanaema esimene kass maal, kelle nimi oli Kirri. Kirri oli hästi metsik ja kirglik kass. Ta elas väga vanaks ja jõudis selle jooksul saada hästi palju järglasi. Ja ühe neist esimestest järglastest võtsime meiega oma esimeseks kassiks Tallinnasse linnakoju. See oli isane kass, kelle nimeks sai Sultan. Aeg oli veel siis selline, et siis ka Tallinnas lasti veel kasse vabalt õue jalutama, et nad lasid hommikul õue jalutama, õhtul tulid ja koju tagasi või siis, kui tal kõht tühjaks läks. Aga kahjuks siiski ei ole linnakeskkond kassidele õues käimiseks väga turvaline. Ja ühel kaunil päeval või mis kaunil, õnnetul päeval me lasime ta välja ja ta enam tagasi tulnudki. Täpselt me ei tea, mis temaga juhtus, aga kadunuks ta jäigi. Seejärel võtsime mõned aastad hiljem teise kassi, kes oli jällegi Kirripoeg. Selle kassi nimeks sai Spanky. Spanky oli ka erakordselt vahva kass ja tema oli täiesti minu kass. Ta ei aktsepteerinud mitte kedagi teist enda peremehena, ainult mina olin tema peremees ja ainult minu sõnade kuulas. Ka Spankyga läks kahjuks traagiliselt, sest et mõned aastad ta jõudiski elada, 3-4 aastat, maksimum 5, täpselt ma enam ei mäleta. Ja siis juhtus temaga midagi sellist, mida ma ei olnud kuulnudki, et kassiga võib juhtuda. Nimelt ta sai infarkti ja suri ära. See oli päris suureks šokiks, sest ma polnud kuulnudki tõesti iialgi, et ka kassidel on võimalik selline asi nagu terves elujõus kass saab infarkti. Aga nii läks. Aga et loodus tühja kohta ei salli, siis võtsime peagi uued kassid. Esialgu ühe kassi, kelle nimeks sai Chilli. Siin näed siis noort Chillit. Lisaks sellele, et sa näed siin Chillit, see on ka nagu väike ajalookaader sulle. Sa võib-olla ei mäletagi, et see, mille peal ta on siis arvutikuvar. Kunagi olid arvutikuvarid tõepoolest nii suured, et kass võis seal vabalt peal magada. Siin ka veel pilt noorest Chillist, kellel on ühel kaunil talvehommikul väga-väga külm ja ennast täiesti hernetera suuruseks kokku keeranud. Aga Chilli ei jäänud kauaks üksinda. Juba aasta-poolteist hiljem sündisid ühel Kirri järeltulijatest pojad. Ja et neid ei olnud kuskile anda, siis võtsime 2 neist endale. Siin nad on hästi tillukesena. Esimene on valge, näed, ja tagumine see ei ole vari, vaid see on süsimust kass. Ja nimeks said nad, valge sai nimeks Kutsu ja must sai nimeks Mustorav. Siin on juba natuke vanemad. Elavad koos meil Tallinnas. Jällegi üks külm talvehommik. Valge Kutsu, must Mustorav. Ja nemad on hästi erineva iseloomuga kassid. Kutsu on erakordselt inimesesõbralik ja hästi-hästi suur kass. Ta on väga suureks kasvanud praeguseks. Ja tema ei tee küll inimesele mitte iialgi ka kogemata liiga. Igavene hellik hing on ta. Mustorav selle eest oli hästi söekas ja hästi seiklusimuline kass. Ja tema seiklusimu oli nii suur, et teda lõpuks ei olnudki mõtet enam siiski linnakorteris pidada,
vaid tema me viisime maale vanaema juurde tagasi, kus ta siis hakkas korralikku õuekassi elu elama. siin ka väike pilt veel kord kutsust, kui ta oli väga-väga-väga väikene kassipoeg veel. ja siin näed, ta lebotab ajakirja peal ja see ei jäänud tema ainukeseks kogemuseks ajakirjandusega. nimelt tekkisid kutsul üks hetk vanemas eas neerukivid ja see olevat täiesti tavaline asi kasside puhul, kes on kohitsetud, nagu kutsu on. kui talle ei anta õiget toitu, siis võivad väga lihtsalt need neerukivid tekkida ja hakkasin kutsuga käima neerukiviravil ning loomaarsti külastades siis sattus ühel korral ka sinna ajakirjanik, kes soovis meist pilti teha ja sellega illustreerida oma artiklit. siin ka näed seda pilti siis. panen sulle ka natuke suuremalt selle pildi. siin olen siis koos kutsuga. naudime mõlemad oma 15 minutit kuulsushetke siis ajakirjanduse veergudel. Mustorav, räägin ka temast natuke veel, mis temast siis edasi sai. kui ta maale kolis, maal siis ta väga kiiresti harjus õuekassi eluga ära ning temagi on saanud hiljem hästi palju järeltulijaid ja siin on siis näha üks tema poegadest, kes on juba kaunis suureks kasvanud, kellega need siin kahekesi kaisutavad. Chilligi on praeguseks juba päris vana kass, siis kõik need kassid on praeguseks juba 10 või natukene peale. ja Chilli iseloomust rääkides, siis tema on ka üsna kuri kass. tema naljalt ennast kedagi puutuda ei lase ja otsustab alati ise, kuhu läheb või mida ta teeb. ja temagi puhul on üks selline iseloomuomadus, et kui ta üldse kedagi kuulab, siis olen see mina. kuigi viimasel ajal me kohtume harva, sest et Chilli ja kutsu elavad minu ema kodus, aga mina seal enam ei ela hetkel. siin veel üks pilt Chillist, kus ta on siin suure kunstiteose taustal. nagu näed, on üsna kuri pilk alati. ja kutsu, nagu ütlesin ka, on ka juba 10-aastane, on väga suur paks kass. nagu näed, siin seda paksust ta jätkub. ja tema armastab kohutavalt siis erinevad valguse ja päikeselaike, nii et käib seal valguse ja päikeselaikudes, kui vähegi võimalik, on alati peesitamas. ja tema on ilge suur sülekass ka, nii et kui vähegi võimalus, nad trügib seda teistele sülge oma suure raske massiga. nagu ütlesin, siis kutsu ja Chilliga ma enam igapäevaselt koos ei ela, vaid kohtun nendega, kui käin emal külas. siis praegu hängin ma rohkem ringi Kustiga, keda nägid ka võib-olla hommikuses videos. ja Sirjega, keda samamoodi nägid võib-olla hommikuses videos. Nendega ma nüüd viimasel ajal hängin rohkem koos ringi ja tegutsen. Nemad ei ole päris minu kassid, aga nad on mind nii omaks võtnud, et ma ikkagi pean neid ka praegu oma kassideks ja me saame väga hästi ja sõbralikult omavahel läbi. eriti näiteks Kustiga, sest Kusti on väga seiklu- ja julge kass. näiteks Kustiga me käime koos rattaga sõitmas teinekord. tal on oma korv ja tema siin korvis ilusti istub ja naudib neid rattasõite väga. või siis teinekord Kustiga käime väljas chillimas ringi. et tal on oma rihm ja ta täiesti rihma otsas on nagu koer jalutatav õues. et siin on küll pilt väga kurvast päevast. see on päev, kui MM-il Saksamaa minetas lootus oma alagrupist edasi saada. olime sel päeval pikniku pidamas Kustiga väljas. nii. ja siis natuke ka räägin loomadest, kelleks ei ole küll minu omad, aga kellega ma viimasel ajal olen ka väga palju kokku puutunud. Nendeks on 2 koera, keda ma ka kohutavalt armastan. üks on Amstaffi tõugu Stacy. Need, kes käivad meil aeg-ajalt noortekeskuses, on teda kindlasti näinud siin. väga laste ja inimeste sõbralik koer ja hästi tore loom. ja teine koer, kellega ma väga tihedalt viimasel ajal olen kokku puutunud, on Tessi.
hästi sarnased nimed. Tessi isegi käib mul aeg-ajalt külas ja ööbib minu juures, kui tema vererahvas on näiteks kuskil reisimas või mingeid asju tegemas, kuhu koera ei saa kaasa võtta. Et teda ma peaaegu pean ka, et noh, poolenisti enda koeraks. Aga nii kiiresti teeme veel slideshow läbi. Nii, nüüd on võib-olla sul küsimus, et mis edasi? Et mis plaane mul veel koduloomadega on? Üks plaan on võtta ka endale ikkagi isiklik koer päris. Ja siin, kes on mu tattoosid näinud, siis siin on võib-olla ka väike vihje, et millist koera soovin võtta. Nii et see plaan on mul täiesti kindlalt olemas, et võtta endale üks bokser siin lähiaastatel. Ja just seda värvi, selle värvi nimi on inglise keeli Brindle. Eesti keeli vist kutsutakse neid tiigerbokseriteks. Bokserid on üks minu suuri nõrkusi ja ootan pikisilmi seda päeva, kui saan endale bokseri võtta. See sõltub veel paarist asjast, aga neid, millest see sõltub, ma hoian enda teada. Aga need on valdavalt seotud sellega, et ma soovin, et sellel koeral oleks võimalikult hea elu ja praegu ma seda nii head elu veel pakkuda ei saa, et ma pean natuke ootama, kuni ma saan endale selle bokseri võtta. Ja samuti on mind natuke haaranud ka viimase aja moehullus. Olen mõelnud ka, et üks päev võib-olla tahaks Maine Cooni endale. No vaadake, ta on ikkagi väga-väga võimas ja uhke kass. Et see ei ole mul nii kindel soov kui bokser, mille ma arvan, et ma viin ikkagi elu jooksul täide siin üsna pea. Aga ma natuke mängin selle mõttega ka, et kunagi endale Maine Coon võtta. Ja video lõpetuseks näitan veel ühte pilti, mida on võimalik teha Kustiga. Selle kohta tuleb ka kohe varsti videoklipp. Ehk siis Kusti on meil nii rahulik kass, et kui temal on uni ja magab laua peal, siis on tema peal põhimõtteliselt mängida võimalik midagi jengataolist mängu. Selle kohta on mul ka videoklipp, mille ma kohe järgmiseks peale seda videoklippi postitan. Mul on olnud ka veel kalad, aga kuna kalad on sellised loomad, kelle puhul nagu väga palju midagi rääkida ei ole, neil on nagu nimesid ja muid asju raske panna, siis nende ma pikemalt ei peatu. Ja see ongi nüüd siis minu kokkupuude koduloomadega ja nendega, kes mul on olnud. Loodan, et sul oli huvitav seda vaadata. Ja uuesti panen sulle südamele, et kui võtad kassi, siis kaalu kõigepealt varjupaika või mingit maakohta, kust kass võtta. Ja enne kui võtad kodulooma, siis kindlasti aruta väga põhjalikult vanematega läbi, mida see otsus endaga kaasa toob. Ja iga kodulooma võtmine on väga suur vastutus. Mõtle see kindlasti läbi, kas oled selleks vastutuseks valmis, et selle kassiga või koeraga või mis iganes loomaga, jänesega mängida, tema järgi koristada, ta dresseerida ja nii edasi, ta toita. Nii et seal on väga palju asju, mida tuleb läbi mõelda. Nii et mõtle see otsus alati väga-väga põhjalikult läbi, kui võtta nendele looma. Aga iseenesest kodulooma ma soovitan sulle võtta, sest koduloom on midagi, mis mõjub inimesele minu arust väga-väga hästi. Aga selleks korraks nüüd kõik ja kohe-kohe postitan sulle väikese videoklipi, kuidas mängin Kusti peal jengat. Tšau!